Tere tulemast kuulama Delfi erisaadet. Mina olen Krister Paris ja minu vastas on Merle Maigre, kes on olnud suisa 2 presidendi julgeolekunõunik. Ja ajendiks on siis meie praeguse presidendi Alar Karise väljaütlemine, mis tekitas teatava resonantsi, ehk kus ta soovitas Euroopa Liidul saata Venemaaga suhtlemiseks eriesindaja. See võib tunduda niimoodi kõrvalt isegi väikese detailina, kuid näiteks üks uudistekanal, mida ma nägin, tuli sealt selline resonants, et Eesti soovib kõnelusi Venemaaga, ehk siis on juba selge Eesti positsiooni muutumine. Ja see polnud ka päris tal esimene kord, kus presidendi väljaütlemised ei ole päris samad, mis on meie välisministeeriumi ja välisministrite omad. Merle, kõigepealt ma küsiksin üldiselt, et mis mulje sellest vaidlusest sul on jäänud, nagu ma ütlesin, et tavainimene vaatab, et väikene sõnastuse nüanss. Tere ka minu poolt, Krister, kui sa mind siia kutsusid, siis sa meelitasid mind siia stuudiosse, et me lubadusega, et me räägime presidendi nõunike rollist ja sellest ma räägin hea meelega. Ma ei sekku sellesse sisepoliitilisse väikesesse tormideglaasis, et kommenteerida, aga ma arvan, et ka see toimunu annab tunnistust sellest, kui tähtis ja oluline roll on presidendi julgeoleku ja välisnõunikel tema kõrval. Ma küsingi pigem niimoodi, et kuivõrd neid sõnumeid meie piiri taga jälgitakse, et Eesti riigil oleks kas siis ühtsed sõnumid või on siis nagu lahknevad, et kui ma kuulen välisministeeriumi inimesi, siis nad ütlevad, et kohe hakkasid tulema diplomaatidele küsimused, et kas Eesti kurss on kuidagi muutunud? Kui mõelda, et täpselt samal ajal oli välisminister Ukrainas, siis võib-olla seal oli tõesti selline kõrgendatud huvi Eesti vastu, sest Eesti kolleeg oli just Kiievis. Aga samas on ju president oma välissuhtluses vaba käima, reisima sinna, kuhu ta soovib, otsustama, kuhu ta läheb, kus ta käib, kus ta reisib, millistes formaatides ta sõna võtab või ei võta. Ja see on ka välispoliitika osa, see on presidendi otsustada. Kui ma ise mõtlen nendele hetkedele, kus presidendi ja valitsuse välispoliitiline liin pole tingimata alati ühtinud, siis mul tuleb meelde reis, kus ma ka ise kaasas käisin, ehk siis Kersti Kaljulaid käis Moskvas aastal 2019, kus oli väga vastakad arvamused Eestis, et kas ta peaks sinna minema või mitte. Konkreetselt visiit tulemusi ei andnud, midagi halba ka ei juhtunud, aga sind siis tema lähikonnas ei olnud, aga on sul ka taolisi mälestusi veel, kus on olnud president kas siis nagu sammukene eespool või siis vastupidi tahtnud teisele poole minna? Mina olin Kadriorus presidendi julgeolekunõunik 2012 kuni 2017, sinna aega jäi 4 aastat president Ilvesega tööd ja aastake president Kaljulaidiga. Võib-olla kirkaim hetk sellest perioodist mul siis, kui püüda vastata su küsimusele, olid need ärevad päevad Krimmi annektsiooni ajal 2014, kui Ilves päris hästi külma närvi säilitas. Kui me nüüd mõtleme tagasi, siis see oli 21. veebruar vist, kui Viktor Janukovitš Kiievist põgenes, ja mõned päevad hiljem, või jaanuar, aga igatahes 27. 28. veebruaril, nii et veebruari viimastel päevadel nähti juba Krimmis esimesi selliseid eraldusmärkideta Vene erivägede võitlejaid, kes hõivasid olulisi objekte Krimmi poolsaarel. Ja 1. märtsil võttis Putin Vene riigiduumalt nõusoleku sõjalise jõu kasutamiseks Ukraina territooriumil. See oli muidugi oluline ärev hetk, tuleb meenutada, et tol hetkel Eestis ei olnud alaliselt kohal olevaid NATO vägesid ja ka Eesti piiri taga toimusid Vene sõjajõudude äkkõppused. Sellest avalikkus ei rääkinud, aga sellest oli teada, sellest meie ametkonnad briefisid ja tollel laupäeval, 1. märtsil 2014 varahommikul Ilves saatis oma lähedastele nõunikele e-maili, kus ta siis
kirjutas välja punktid, millega ta peab vajalikuks välispoliitiliselt plaanis tegeleda, mis tema jaoks on kõige prioriteetsem. Ta tahtis kiiresti rääkida Poola presidendi Komorovskiga, et saada paremat arusaamist Poola mõtlemisest, ja see selline nõuniku roll seal oli siis see, et hea oli, kui nõunikul oli taskust võtta Poola presidendi nõuniku mobiilitelefon, et keset laupäeva Poola president kätte saada. Oli siis? Oli küll, sest nüüd kuluski marjaks ära see, et Ilves oli kogu aeg oma nõunikelt nõudnud sellist omavahel horisontaalset rahvusvahelise võrgustiku arendamist ja selleks, et Eesti sõnumeid paremini edastada, selleks, et oma kolleegidega paremini läbi saada ja siis oligi ka, ta eeldas, et nõunikud suhtlevad ka oma tasandil inimestega, kui Ilves ise regioonis oma tasandil presidentidega siis suhtles, nii et oli Komorovski nõuniku mobiilinumber ja see kõne sai tehtud. Samuti sellel varahommikul laupäeval 1. märtsil Ilves arvas, et peaminister peaks kiiresti kokku kutsuma siis kas mingi kriisikomisjoni või valitsuse julgeolekukomisjoni, et mis annaks hinnangut olukorrale ja jagaks juhtnööre valitsusasutustele. Aga paraku Riigikantselei ei pidanud vajalikuks tolle nädalavahetusel valitsuse komisjoni kokku kutsuda ja nii ei jäänud Ilvesel muud üle, kui kutsuda kokku ise Riigikaitsenõukogu, mida siis julgeolekunõuniku vahendusel saigi tehtud. Nii et ühesõnaga see oli koht, kus president lihtsalt otsustas tegutseda kiiremini, kui valitsus oleks tegutsenud, et see polnud otseselt see moment, kus ta oleks tegutsenud teistmoodi, kui valitsus oleks tahtnud? Ei, ta ei kindlasti mitte ja tagasi vaadates see oli kasulik ja vajalik, et valitsus sellisel äreval hetkel kokku sai, kuulis briife, kuulis jõustruktuuride hinnangut olukorrale ja tegelikult tol hetkel kaitseminister Urmas Reinsalu sai sellelt Riigikaitsenõukogu kohtumiselt mandaadi minna joonelt USA saadiku juurde ja paluda suuremat USA sõjalist kohalolekut Balti riikides ja nii ka juhtus. 4 päeva hiljem maandusid Leedus USA õhuväe 6 lisahävitajat Balti õhuturbe tugevdamiseks. See meenutab presidendi nagu isikliku käitumise rolli, ma ise kogesin seda 2008 Tbilisis, kus samuti president Ilves Poola presidendi kutsel istus lennukisse ja lendas kohale ja nad seisid seal lihtsalt mingi hetk rahva ees ja oli ta nii-öelda presidentidest inimkilp justkui, et ju siis oli ka ta niimoodi harjunud tegutsema ja ise võtma nendel hetkedel initsiatiivi. Kui sa nüüd rääkisid sellisest nõuniku rollis praegu, et jah, sul oli olemas see telefoninumber, said kõik ülesanded täidetud, aga nõuniku roll on ka nõu anda, et presidendid on ju sellised olnud meil kõik peaaegu ikkagi tugevad isiksused, et ma hästi ei kujuta ette niimoodi, et tingimata oleks mõni nõuande peale öelnud, et jah, just nii ma teen või tuli ka niimoodi ette? No tõesti, ega see nõu andmine ühest küljest on paberil kirjas sellise presidendi nõuniku tööülesandena nõustada presidenti, jälgida oma valdkonna arenguid, aidata kaasa presidendi seisukohtade kujundamisele. Ühed on sõnad ja teine on siis päriselt, kuidas inimesed seda rolli sisuga täidavad ja see ei ole ju loomulikult ühepoolne, vaid on president ja on tema nõunikud. Ühed püüavad nõu anda ja siis on oluline ka, et kui president seda nõu kuulda võtaks. Ja oluline, ma arvan, siin on see, et tõesti, nõunikud peavad hoidma presidenti informeerituna, andma nõu ja ka see nõu ei tule ka nõuniku enda suurest tarkusest, vaid tegelikult need nõunikud siis, kui me räägime konkreetselt välisnõunik või julgeolekunõunik, esindavad ka teisi riigi institutsioone ja on selleks liimiks või sidemeks Kadrioru ja valitsusasutuste vahel nõunike tasandil, et siis välisnõunik on ju tihti lähetatud Välisministeeriumi poolt või igatahes alati väga hoolikalt kooskõlastatud Välisministeeriumiga ja välisnõunik ongi see, kes nii-öelda vahendab ja sidustab ja esindab ja püüab neid presidendi ja siis välisministeeriumi, aga võib-olla ka Riigikogu väliskomisjoni selliseid väliskomisjoni vahelisi sidemeid hoida. Julgeolekunõuniku roll siis omakorda julgeolekunõuniku nimetatakse Kadriorgu tavapäraselt heas kokkuleppes Kaitseministeeriumiga
ja tema ülesanne on siis omakorda vahendada presidendi kontakte erinevate julgeolekuvaldkonna institutsioonidega, ehk siis ta on selles vahemeheks, info vahendajaks, info kohale toojaks ja sõnumite edastajaks. No see on ikkagi selline nagu üks inimene, on nõunik olukorras, kus teise pool on vastas, kas vastas, aga paralleelselt tegutsevad päris suured institutsioonid, suured struktuurid nagu ministeeriumid. Ma olen tihti mõelnud ka näiteks õigusnõuniku rolli peale, kes peab kogu selle seaduste tulva, mis käib läbi ministeeriumite, Riigikogu, kõik tulevad läbi ja lõpuks siis tema peab sealt leidma selle koha, kas president kuulutab seaduse välja või mitte. See on päris selline vastutusrikas ülesanne ühe inimese õlgadel, et kuidas sina ise tundsid, et kuidas sa sellise väga suure vastutuskoormaga hakkama said? No see tegelikult ei ole seal niimoodi, presidendi ümber on jah nõunikud, aga seal on ka osakonnad ja presidendi kantseleis töötab ju hulk inimesi, on terve õigusosakond, kus on ka välisosakond, kus ka teised toimekad töömesilased toetavad ja aitavad, et need nõunikud ei ole nüüd sellised üksi suure töötegijad, aga kahtlemata ta on töö, mis vajab materjali läbitöötamist ja vahendamist, kokku koordineerimist ja ennekõike eeldab head usaldussuhet vabariigi presidendiga ja oluline on ka see, et see president ei tunneks võib-olla, et läbi nõuniku nagu talle lihtsalt antakse käsulaudu, vaid et see kommunikatsioon oleks kahepoolne, et presidendi mõtted, soovid ja eelistused läbi siis nõuniku mingis valdkonnas ütleme, rohkem infot saada või mingis küsimuses paremini informeeritud saada, jõuaks teistpidi tagasi, et see oleks selline kahesuunaline liiklus. Nagu sa ütlesid, et sa seda konkreetset kriisi ei kommunikeeri, aga siit ma sain osaliselt ka sellise nagu vastuse kätte küsimusele, et kas antud juhul mingi osa sellisest tagasisideahelast on võib-olla ka katki läinud üldsegi. Aga nüüd ka praegune kriis on toonud esile ühe huvitava küsimuse, millele on juhtinud tähelepanu näiteks rahandusminister Jürgen Ligi ja küllap ka teised. Ehk siis, et kes ikkagi on see, kes kujundab Eesti Vabariigi välispoliitikat, et põhiseaduses on kirjas, nagu ikka, tekst, et 2 juristi, 3 arvamust, et kuidas sulle tundub? Põhiseaduses on kirjas paragrahv 78 presidendi rollist, punkt 1, president esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtluses. Mis julgeolekusse puudutab, siis selle kohta on pisut järgnevad punktid, punkt 15, 16, 17 ja 18, mille hulgas võib-olla on oluline, et president on Eesti riigikaitse kõrgem juht, aga võib-olla see julgeolekuvaldkond praegu nii palju emotsioone ei tekita. Tõesti, välispoliitika kohta on enam-vähem seal on neid väikseid punkte veel, aga üks peamine, et esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtluses ja see on siis selle tõlgendamise küsimus, et mis see siis täpselt on. Täpselt on see üldine esindusfunktsioon määramata, aga on selge, et presidendil on roll riigi maine ja riigi välispoliitika elluviimises läbi diplomaatilise suhtluse, läbi riigi visiitide, läbi kõnede, läbi kirjavahetuse, läbi suhtlemise, ütleme meediaga, konverentsidel, sõnavõttude, kõne ja sõna ongi ju Eestis meie presidendi peamine relv nii-öelda, sellepärast et ega poliitikat viib välja valitsus ja peaminister meil peamiselt, nii et presidendil on suuresti selline esindusfunktsioon, aga seda on võimalik täita nii nagu üks või teine president sellesse institutsiooni nagu enda isiklikku karismat sisse toob ja millised prioriteedid ühel või teisel siis inimesel selle valdkonna, selle ameti täitmisel on, ega igaüks Eesti suuruses väikeriigis on ju selge, et iga inimene on isiksus ja mõjutab meie riigi valitsemises oma teo ja näoga omamoodi ja seega on sellel presidendi institutsiooni täitmisel väga ruumi selleks, et iga inimene just teeb
nii palju või nii vähe ja või selles valdkonnas, kus ta tunneb, et ta on kõige tugevam ja soovib seda sõna võtta. Oli sul ka olukordi, kus sinu nõuandeid kohe üldse kuulda ei võetud? Jaa, loomulikult me ju teame, kuidas Ilves on otsatud nõunike katsed kontrollida Ilvese tweetimist, ei päädinud kunagi mingisuguse suurema eduga. Ilves tweetis nii, nagu ta ise tahtis ja valmistas sellega tihti palju peavalu nii välisnõunikule kui välisministeeriumile. Kui me meenutame seal tema mingitest vaidlustest selle maailma vägevatega, hiljem kirjutati oopereid ja nii edasi, on ju, et tagantjärele on see kõik palju naljakam ja meeleolukam kui nende lugude sees olles. Ja selliseid väikseid võib-olla kapriise või hetkelisi peavalusid oli ikka, ma mäletan selle sama kuuma 2014. aasta kevadega, mis algas siis Krimmi annekteerimisega. Natuke aega hiljem, siis mõned päevad hiljem peale seda pinevat laupäeva 1. märtsi, kui Ilves Riigikaitsenõukogu kokku kutsus, oli nii-öelda naistepäev muidugi, mida keegi ei tähista, jälle vist mingi pühapäev, 8. märts, mäletan, mulle helises telefon, öeldi, et siin on Valge Maja Situation Center, et president Obama proovib president Ilvesega rääkida. Siis ei olnud telefoni petukõned ka nii levinud, võib-olla oleks telefoni argile pannud, aga võtsin seda kuulda ja Ilves vist tol hetkel oli levist väljas, sest oli parajasti teel Tokyost lennukiga Eesti poole. Ja kui ta ise siis Tokyo visiidilt tagasi koju jõudes või Helsingisse jõudes levisse uuesti tuli, siis tema esimene reaktsioon seda Obama kõne soovi kuulates ütles, et ei, mina küll ei räägi temaga. Sest Ilves kartis kehva mulje pärast, mida 3 Balti presidenti korraga võiksid Obamale Valgesse majja jätta. Ja siis ta esimene reaktsioon ütles, et ei, et tema ei räägi, kõik kõne oli juba kokku lepitud, aga Ilves keeldus rääkimast, aga mõne aja pärast ta tegelikult leebus ja siis see kõne ikka toimus kokku lepitud ajal. Jaa, see polnud mitte isegi vastuhakk nõunikele, see oli vastuhakk maailma kõige vägevama riigi presidendile, siis vähemalt selline sisemine, aga et jällegi, et kui sellised olukorrad olid, kus täpselt viidid tekitas ikka välisministeeriumi ja muuga probleemi, et kas sa olid siis sel hetkel olid sa presidendi advokaat, et sa läksid sinna siis, ma ei tea, välisministeeriumiga presidenti kaitsma või lihtsalt sõnumitooja vahendaja? No siin ma ütlen, mina seal välisministeeriumi ja presidendi vahel kunagi ei olnud, sest mina ei olnud välisnõunik, mina olin julgeolekunõunik, et minul oli hetki, kus leidsin ennast presidendi ja kaitseministeeriumi või siis erinevate jõustruktuuride kaitseväe juhatajaga. Vahel küll päris tihti ikka nagu vahendaja, rahumehe, kord ühte, kord teist püüdes olla seal vahel aga enne, ütleme mingisuguses, kui emotsioonid kõrgelt lendasid, siis üritades kuumi emotsioone rahulikumalt alla tuua, aga ka hoides silmas alati seda, et president soovib rohkem informatsiooni mingitest olukordadest ja tal on alati õigus selleks, et ta soovib ja tal on, ma ütlengi, et õigus kutsuda enda juurde, ennast briifima, ennast siis kurssi viima erinevaid inimesi, mulle tuleb meelde näiteks Eston Kohvri röövimine olukorras taas mingil hetkel, kus Eestis teised ministrid ja kõik ametitegelased olid vist kuskil NATO Walesi summitil ära, nii et Ilves oligi ainsana koos kaitsepolitseigi esindajatega nagu Tallinnas ja jällegi oli oluline, et president saaks nagu täpselt infot otseallikast, et ilma siis mingi nõuniku vahenduseta ka, aga et nõunik nagu lepib kokku, kutsub kohale, nii edasi. Nii et olen ikka olnud seal vahel ja seal püüadki parimat välja tuleb see, mis tuleb, aga püüad olla nagu siis see, kes proovib ühelt poolt siis peegeldada, mida riigipea võib mõelda või soovida ja teiselt poolt siis esindada seda, mis valitsusinstitutsioonid soovivad või tahavad. Ja ütleme, ma ka rõhutan, et ega see nõunik ei pea olema selline Kerberos uksel, vaid Eesti suuruses riigis on ju, ja tähtis ka, et inimesed omavahel räägivad otse ja räägivadki otse.
mõnikord on võib-olla hea, kui nõunik on kohtumistel juures, sest ta paneb kirja kokkulepitu ja siis on tal mahti sõrmega järge hoida, et need kokkulepitud asjad ka ellu viidaks, sellepärast et kui ütleme, maailma vägevad ja kiired inimesed omavahel kuskil mobiilidel asju arutavad ja mingites olulistes asjades kokku lepivad, siis võib juhtuda, et kokkulepitu ei saa kirja ega tähtsad asjad või ütleme, head plaanid võib-olla ei realiseeru. Kõik see, mida sa kirjeldad, igal sammul rõhutab jällegi, kui pisikene on Eesti. Ehk siis mingi hetk on president üksinda vastamisi kriisiga, mingi hetk on president üksinda, kuna Riigikantselei jaoks on laupäev ja nii edasi, ehk siis jällegi, et kuidas sa ise enda jaoks sõnastad selle enda vastutuse täpselt, et ühest küljest nõuandja, teisest küljest vahendaja, kolmandast küljest ikkagi nõust sõltub ju tohutu palju, et kuhu üldse Eesti riik suundub, nagu me näeme. No jaa, aga nagu ei ole see president üksi ja ei ole see nõunik ka üksi ju tegelikult, et presidendil on nõunikud juures ja nõunik ju ka tegelikult suhtlevad tihedalt oma nii-öelda koduministeeriumitega ja teiste ametkondadega. See ongi ka nõuniku ülesanne, et tal vajalike inimeste telefoninumbrid oleks mobiilis ja need inimesed ka tema kõnet vastu võtaksid, kui on vaja helistada kiirelt või nõu saada, kõnepunkte, mida iganes saada. Samas on, ma arvan, igas, ütleme, kui me räägime mingisugusest välispoliitilisest või julgeolekupoliitilisest kriisist, siis ikka on hea, kui on olemas see leader's intent või et on mingi visioon, ütleme, et riigipea teab, mis ta tahab või tal on mõtteid, kuhu suunas peaks liikuma, mida peaks tegema, või siis ka valitsus. Ma arvan, et olulisem on see, et valitsusel tegelikult ja et peaministril, et see, et Ilves tihti tal mingi visioon oli lihtsalt, see on tema erudeerituse lugemuse ja eluaegse huvi tulemus, et ta teab, ta hoiab ennast kursis ja on välisjulgeolekupoliitikas tegev, aga kõik ju ei ole ja ei peagi olema. Üks huvitav moment veel, sa just kirjeldasid, et su kõnet ka vastu võetakse, et kui palju sa loeb ka nõunike vahel selline isiklik keemia, et me ju kujutame väga hästi ette, kui erinev keemia võib olla riigipeade, kes suhtlevad piltlikult Ungariga või siis Soome omadega, kas see nõunikele kandub ka edasi? Sa mõtled rahvusvahelises plaanis? Just. No jah, ikka kandub ja selles suhtes siin on oluline võib-olla, kui jutt on rahvusvahelisest suhtlemisest, mingisugused sellised isiklikud meeldivused või mittemeeldivused kõrvale jätta, et ütleme oma kogemusest Eesti presidendi nõunikuna sa peab meeldima suhelda Läti presidendi nõunikuga, Leedu, kasulik on kui ka Poola, soovitavalt Soome ja kõik on ju professionaalid, nii et ega see ei tähenda, et koos peab kinos ja teatris käima, piisab sellest, et suheldakse ja leitakse see ühine keel ning pannakse ju riigi huvid enne kõike etteotsa. Nii et suheldaks ja et suheldaks rahulikel hetkedel selleks, et kriitilisel hetkel oleks kas või nimi ja nägu üksteisele tuttavad ja siis vajadusel saab arutada ja koordineerida. Nõunikku mingit välisjõud ei proovi mõjutada. Alati me alustame sõbralikumatest ehk siis lobistidest ja lõpetame siis teadagi hämaramate kujudega. No ma ei tea, minu ajal sellest on ju 10 aastat ka möödas. Eestis tundus kõik väga nunnu ja rahulik. ei pannud tähele, et midagi oleks. Samas ma arvan, Ameerikas on teistmoodi. Eks ongi, ja praegu ajad on ka muutunud, aga aitäh, Merle Maigre, 2 presidendi julgeolekunõunik. Aitäh kutsumast!